Ka järgmine vestlus on naisega, kes leidis tee infotehnoloogia maailma läbi oma töökoha. Ma palun siia lavale Ülemiste City innovatsioonijuht ja Mainor Ülemiste juhatuse esimees Ursel Velve. Tere, Ursel! Ole hea, räägi, kuidas siis sinu suhe tehnoloogiaga alguse sai? Mis see esimene kokkupuude oli? Minu suhe sai alguse, kui 2000 aastal ma asusin tööle IT-distributsiooni või hulgimüügifirmasse ja ma hakkasin õppima, mis tähendab printer, printeri osa, mälu, protsessor, kõvaketas ja nii edasi. Ehk siis ma pidin hakkama neid kõiki asju müüma ja ma pidin teadma sellest tehnoloogiast üht-teist. Ehk et see oligi natukene selline, et sa lihtsalt sattusid sellesse olukorda ja sa pidid ise ennast see moment siis nagu kurssi viima. Sul ei olnud ka siis tehnoloogialast tausta koolist ega kuskilt? Ei, et ärijuhtimist olin õppinud EBS-is, et see oli minu kooliharidus ehk siis selline majandusharidus. Mis sind ennast tehnoloogia puhul kõige rohkem köidab? Mind köidab kindlasti see, et see on nii kiiresti arenev, et nagu on siin eelnevalt ka öeldud, et see ei piirdu sellega, et täna on valmis ja nii on. Et see areneb nii kiiresti, sul on kogu aeg võimalik õppida, avastada midagi uut ja et see loob uusi võimalusi inimestele. Ta säästab inimeste aega ja aitab nagu seeläbi maailma ja inimeste elu mugavamaks muuta. No meie tänane peamine fookus ja küsimus on see, et miks on see nii, et naisi on ikka veel üsna vähe tehnoloogia valdkonnas, et mis sa ise arvad, miks see nii on? Ma arvan, et lihtsalt võib-olla on tõesti need nii-öelda soorollid või sellised traditsioonilised valdkonnad, kuhu naised ennast rohkem näevad, aga ma arvan, et tegelikult on see väga tugevalt muutumises, et ka meie koostööpartnerite seas on see siis tehisintellektiga tegelev ettevõtte või mõni muu tehnoloogia ettevõtte. Ma näen juba väga-väga palju naisi ja see on väga tore. Suuresti see valdkond, millega sa tegeled, on ka ju kinnisvaraarendus siin Ülemiste City's. Et kuidas see tehnoloogia ja siis kinnisvaraarendus omavahel seotud on? See on väga tihedalt seotud alates hetkest, kui siis arhitektid või projekteerijad hakkavad seda hoonet looma, siis nad kasutavad seal erinevaid tehnoloogilisi lahendusi. Ja tänapäeval me loome juba virtuaalseid hooneid, ehk siis me loome hoonemudeli, kus sees me vaatame, et tehnosüsteemid, kas tekib mingid konfliktid, kas kasutaja kogemus selles virtuaalmaailmas on mõnus ja mugav. Ja siis, kui me kunagi seda ehitame, siis ma loodan, et juba lähemas tulevikus ka need tehisintellektil põhinevad robotid suudavad tuvastada ära selle, kas projektis ja ehituses on mingeid kõrvalekaldeid. Et väga palju on tihti see, et sa teed projekti lahti, vaatad, et seal on üks ja ehitusobjektil on hoopis tulnud välja midagi muud. Ehk siis see tehnoloogia kasutamine ehituses kindlasti kasvab ja kasvab ka sellisel kujul, et meie linnad digitaliseeruvad ehk tekivad punktipilved meie linnadest, mis annavad jälle uusi suuri võimalusi tehnoloogilisi lahendusi sinna peale luua. Kui me siis räägime sellistest tulevikulinnadest, et kas siis tulevikulinnades hakkabki tehnoloogia inimesi ja inimeste elusid juhtima? Ei, ma ei arva seda. Ma arvan, et tehnoloogia on üks võimaldaja ja abistaja, et me oleme loonud koostöös TalTechiga targa linna või tulevikulinna professuuri. Ja see professuur oli just selles mõttes, et tänapäeval linnad ei oska andmeid väga hästi kasutada ja nad ei kasuta seda oma strateegiliste eesmärkide poole püüdlemisel siis hindamiseks, et kuidas nad nende poole liiguvad. Ja meie mõte oli, et tegelikult need andmed tuleks linnade kasuks tööle panna ja erineval moel tööle panna. Üks asi on projekteerimine ja arhitektuur, teine asi on teenused linnades ja kuidas siis nende andmete pealt saab teenuseid parendada, arendada. Ja kolmas asi on siis mobiilsus ehk liikuvus, mis on linnades väga-väga suureks probleemiks tänapäeval. Ja TalTechi poole pöördudes sellega, et me soovime üle teaduskondade põhist professuuri, oli nende jaoks alguses selline imestust tekitav, aga meil on naisprofessor Jenny Pardanen, kes seda professuuri edukalt juhib ja on väga tublid doktorandid, väliseksperdid, kes siis neid meie väljakutseid seal TalTechis lahendavad. Et ma arvangi, et
et need lahendused on kindlasti inimesi toetavad ja parendavad, mitte juhtivad. Mis hinde sa annaksid näiteks Tallinnale selles osas, et kuivõrd hästi nad ise on osanud oma siis suurandmeid kasutada selle jaoks, et teha linna ja tulevikku kuidagi targemaks? Jaa, Tallinn ja ka meie Ülemistes koostöös Tallinnaga tahame astuda seda rada nüüd julgelt, et me Finest Win projektidel, mis on siis linna arengut toetavad erinevad Euroopa projektid, et taotlesime sellist raha City dashboardile või nii-öelda töölauale, kus me saaksime ametnike ja linnakodanike jaoks siis visualiseerida, et kuhu nad on oma arengutes jõudnud. Tallinn on töötanud välja väga hea arengukava, kus on roheline, inimsõbralik ja nii edasi linn. Aga et kuidas mõõta seda, et linn päriselt liigub sinna poole, siis selles osas me oleme koostöö alguses ja me loodame, et me saame üheskoos seda nii-öelda linna teadlikkust tõsta, kuhu nad liiguvad. Sest me oleme Ülemiste Cities loonud oma radari, kus meil on omad nii-öelda keskkonna või liikuvuse või teaduse arenduse mõõdikud ja me mõõdame siis, kuidas need teemad arenevad lähtuvalt meie eesmärkidest, et luua seda paremat keskkonda. Tallinnas tundubki, et on sellised natukene nagu linnas tüüpi asumid, näiteks seesama Ülemiste City selline, ütleme, et üsnagi tark linnak, mis on ka siis Tallinna Tehnikaülikooli juures, TalTechi juures samamoodi selline nagu tark linnak, aga kas sa näed, et mingisugusest momendist ka kogu see know-how, mida siin tekitatakse, liigub üle kogu Tallinna? Jaa, ma näen seda, sest me teeme väga tihedalt, Tallinnal on uus organisatsioon Strateegiakeskus ja me teeme nendega väga-väga tihedalt koostööd, et just need teadmised, mis meie siin väikses nii-öelda test cities või katselaboris katsetame, tuua siis suurema linna tasandile ja teisest küljest me saame olla linnale väga hea partner, et kui neil on mingi mõte või soov midagi testida, olgu see siis nõudluspõhine transport või isejuhtiv buss, mis veab inimesi, siis siin on see katselabor või testkeskkond, kus nad saavad seda teha. Nii et neil on partner vastas, kes nii-öelda toetab, sest linnaorganisatsioonid on suured ja võib-olla innovatsiooni jaoks ei ole inimestel nii palju nii-öelda võimekust ja mahti, sest nad peavad igapäevateenuseid üleval hoidma, et siis me saame olla hea partner ja me tahame oma Test City kontseptsiooni, mida me oleme praegu välja töötamas, jõuda kaugemale, et linn kui platvorm, linn kui võimalus testida mitte siis ainult võib-olla infrastruktuuri või tehnoloogiaettevõtetel, vaid ka tarkvaraettevõtetel või uutel ärimudelitel. Kas reaalne on ka mõelda sellest, et magalarajoonid Lasnamäe, Mustamäe saavad ka kuidagi innovaatilisemaks siin lähitulevikus? Jaa, kindlasti, et üks asi on, mis on Tallinna arengustrateegias, on siis see rohelisem ja inimsõbralikum keskkond, siis linna mobiilsust ja nii-öelda mobiilsusharjumuste muutmine on kindlasti linnaülene, et kui me räägime, et me tahaksime kesklinna või Ülemiste Cityt muuta autovabamaks, et inimesed tuleksid ühistranspordi või kergliiklusega, siis see ei puuduta ainult seda ala siin, vaid see puudutab kogu linna, ehk siis kogu linna infrastruktuur peab paranema. Kui räägime Ülemiste Cityst, siis kuidas te siin seda tagate, et naised jõuaksid tehnoloogia juurde ja linnaku ettevõtetesse tööle? Meil on väga-väga palju erinevaid algatusi just julgustamaks ka naisi siia tulema, et kas või see rakettteadusstuudio, kus me täna oleme, on loodud selleks, et toetada ka tütarlaste ja naiste nii-öelda tehnoloogia huvi kasvu või see tänane konverents, mida meie kõrgkool siin, Linnaku kõrgkool läbi viib. Et lisaks on töötame väga tihedalt meie IT-ettevõtete personalijuhtidega, et aru saada, mida need inimesed, kes seal organisatsioonides töötavad, soovivad. Ja tihtipeale võib-olla need soovid ongi selles suhtes mõnevõrra erinevad, mida soovivad naised, mida mehed. Sellest tulenevalt on ju meil siin koolid, lasteaiad, et toetada seda just, et naistel oleks hea, mugav töökoha lähedal oma lapsi tuua. Ja sel aastal või eelmisel sügisel me lansseerisime sellise platvormi nagu koolituskrediit. Koolituskrediit on võimalus siis ka võib-olla täna
ma ei tea, raamatupidajana töötaval inimesel siin linnakus minna ja vaadata, et aga mis see tehnoloogia on, minna ülikooli kursustele, saada võib-olla tehnoloogiast rohkem aru sina peale ja sealt edasi mõelda, kas see võiks olla tema teema või ka arengusuund. Kuidas sa isiklikus plaanis mõtled omaenda tehnoloogia tausta veel süvendada? See on nii avar ja võimaluste rohke maailm, et kui ma siin olen töötanud, siis ma olen mõelnud, et aga miks linnad ei kasuta andmeid? Mida võimaldab linnadele see digitaalne kaksik või kogu linnaruumi virtualiseerimine? Või miks meie ettevõtted ei suuda luua tehisintellektil põhinevat majajuhti? Ja kõik need küsimused vajavad vastust ja minu nii-öelda raamatukogus on raamatud, kuidas kasvatada robotit ja kuidas andmed linnade jaoks tööle panna, et ma näen, et tegelikult üks võimalus mul endal areneda ongi see, et ma näen neid seoseid nende vahel, et kui tehisintellektil põhinev majajuht tuvastab inimese heaolu keskkonnaga, siis ta annab selle info andmetega edasi projekteerijatele, millest tekib virtuaalne keskkond, mida võib-olla testivad ka robotid ja inimesed. Ja kuidas ehituse käigus siis seda kõike kontrollitakse ja lõpuks, kui linnaruum on loodud või keskkond on loodud, kuidas siis järjekordne digitaalne majajuht hindab, et kas sina, Eeva, oled selle keskkonnaga rahul ja õnnelik. Et ma näen, et siin on väga-väga palju võimalusi erinevaid partnereid ja osapooli kokku tuua ja näha seda tervikpilti. Aga selleks ma pean ise natuke rohkem aru saama andmetest, robotitest, tehisintellektist, et see on see igapäevane õppimine, mida ma teen. No öeldakse ju küll, ega vana müüt räägib seda, et Tallinna linn ei saagi mitte kunagi valmis. Aga fakt on see, et nagu suur osa linnaruumist on meil juba olemas ja sina räägid ju praegu siin hoopis sellest, et kuidas siis hakatakse seda tehisintellekti kasutama uute majade ehitamisel, et teha seda kõike väga palju targemaks, aga meil on juba väga palju seda elamiskeskkonnast ju valmis, et ka seda kõike saaks ka siis üle viia juba olemasolevasse. Jaa, sest ega iga asi nii-öelda amortiseerub teatud aja jooksul või inimesed kaotavad huvi selle vastu, kui me räägime büroohoonetest, siis ikkagi kui ettevõtted loovad endale seda töökeskkonda, siis nad tahavad, et see pidevalt uueneks vastavalt inimeste vajadustele, et kogu seda nii-öelda teadmist ja andmeid saab kasutada ka olemasoleva keskkonna parandamisele, et sel suvel me plaanime oma rohealadele panna tehisintellekti, mis mõõdab, et kas inimesed päriselt kasutavad neid, kas meie investeeringud nii-öelda sellesse on mõistlikud või kui nad ei kasuta, et kuidas me saaksime seda paremaks, et see ei tähenda ainult uute keskkondade loomist, vaid ka olemasolevate arendamist ja parendamist. Ja mis rohealadel siis suvel seda tehisintellekti kuskil kohata võiks? Meil on siin Ülemiste tervisemaja ja tervisemaja parki, me oleme loonud sellise õdusa keskkonna, kus sa saad siis tulla puhkama ja ka tööd tegema. Seal on võrkkiiged, seal on Lehtla tulemas, et seda ala tahame siis hakata katsetama. Et kuidas tehisintellekt suudab seda mõõta, seda me teeme koostöös FIMA AI-ga, et täiesti Eesti tehnoloogia või Eesti startup, kes siis seda tehisintellekti arendab ja koos nendega me mõtestame seda läbi ja teeme seda projekti. Läheme nüüd küsimuste juurde, mida teie head vaatajad olete Ursalile saatnud. Kristel küsib. Ülemiste City's tegutseb 10 väga edukaid tehnoloogiaettevõtteid. Kuidas sa hindad, kas edukamates ettevõtetes on naiste suhtes stereotüüpset lähenemist vähem ja kas seal võib olla seoseid? Jaa, meil on tõesti väga-väga palju IT-ettevõtteid, et 1/3 Eesti IT-ekspordist toimub siis Ülemiste City'st, ja ma arvan, et siinsed ettevõtted kindlasti toetavad ja on kutsuvad naiste suhtes, et näeme väga-väga palju IT-ettevõtteid, kus on juba piisavalt naisi, aga kindlasti on see veel suur võimalus kõigile nendele inimestele, kes siin linnakus on ja ka tudengitele, et meil on linnakus sellised toredad asjad nagu avatud ustepäevad ja töövarjupäevad, kus siis tudengid saavad
saavad tutvuda ettevõtetega ja ettevõtted saavad tutvuda tudengitega, ehk siis see on ka nagu suur võimalus tegelikult ettevõtetel leida enda jaoks see sära silm, kes temale just sobib. Kas lisaks Tallinnale on plaan laiendada oma ärilinnaku ettevõtmistega ka mujal Eestile, mujal Eestisse? Ja me oleme korduvalt mõelnud selle peale, et see võiks olla üks arengusuund, aga pigem me näeme, et meie areng võiks olla digitaalne, virtuaalne, et hetkel me ei ole nii-öelda kuidagi väljaspoole Tallinnat või siinset piirkonda oma plaane seadnud, sest me oleme siinsest 36 hektarist suutnud ära arendada ainult 1/3. Et meil on veel päris pikk tee minna. Ja sellepärast on kõik need õppekohad ja need teadmised ja need andmed, mida me siin tänasel päeval kogume, hästi olulised homsete arenduste ja planeeringute jaoks. Kui palju käivad välismaalt siia kohale inimesi, kes seda teie know-how'd kuidagi enda linnade planeerimisel ära kasutavad? Meil on erinevate linnade esindajatega olnud kohtumisi ja nad on olnud inspireerunud ja kindlasti me plaanime neid kohtumisi veel ja teisest küljest meie oma tiimiga oleme käinud iga-aastaselt inspiratsiooni kogumas teistest kohtadest, on see Berliin, Amsterdam, et vaadata, kuidas seal tehakse, mis on seal hästi, mida me võiksime järgi teha, et selles suhtes ma arvan, et selline järjepidev õppimine on kindlasti meile oluline ja me hea meelega jagame ka oma kogemust siis teistele linnadele, et just oli kohtumine ühe panga tippjuhiga, kes on pärit Austriast ja ütles, et te võiksite oma inspireerivat lugu rääkida ka Austria või Viini linnale, et väga palju linnad teevad tegelikult seda, et nad panevad tehnoloogia paika ja siis vaatavad, mis hakkab juhtuma, aga meie oleme lähenenud täiesti teistpidi, et me lähtume sellest, mis on inimeste vajadus, mure ja siis üritame seda tehnoloogiliste lahendustega lahendada. Meil on Lurichi maja, kus on siis ühel kinnistul on kõrvuti büroohoone ja korterite hoone või elukondlik. Me oleme arutanud seda, et kas võiks olla ka selline toode, et kus ongi ühel korrusel või ühes majas on siis nii kontorid kui elu, aga me tunnetame, et ikkagi inimene vajab, et ta saab ühe ukse sulgeda ja teise ukse avada, et see keskkonnavahetus, ma arvan, on oluline tänasel päeval, võib-olla tulevikus on see teistmoodi. Aga jah, Lurichi majas on täiesti võimalik kortereid üürida ja meil on seal väga-väga palju juba oma linnaku spetsialiste, nii et meil on siin tekkinud niisugune elukondlik kommuun juba, kes kui võimalus avaneb, siis kindlasti ka aktiivselt koos käib. Nii, viimane küsimus. Kui vaadelda naisi tehnoloogias 10 aastat tagasi, siis kuivõrd palju on tõusnud tehnoloogia kui eriala populaarsus naiste seas võrreldes siis tänasega? Seda küsimust on päris hea vastata, et ma oskan hinnanguliselt vastata seda, et järjest rohkem me näeme ka linnakus naisi, aga paraku niisugused täpsed numbrid mul puuduvad. Suurepärane, me oleme oma tehniliste viperustega ka ühele poole nüüd loodetavasti saanud. Urselile suured tänud.